Tere tulemast kuulama Inspiraatorid podcasti. Mina olen Sigrid Säga ja igal nädalal toon sinuni enda mõtteid või pean vestlusi erinevate inspireerivate inimestega, kes jagavad praktilisi tööriistu ja strateegiaid, mille abil sina saad kasvatada oma sissetulekut ja positiivset mõju teiste eludele. Ja kui sa tahad osaleda meie podcastide salvestusel laivis, siis liitu ka meie Inspiraatorid nimelise Facebooki grupiga, mille lingi leiad podcasti kirjeldusest. Ja siit tuleb meie tänane episood. No nii, tere taaskordsele õppimisneljapäevale. Tänane õppimisneljapäev saab olema, ma arvan, et väga eriline, sest et ta on üks viimaseid. Ja ma võib-olla alustuseks teekski ära selle suure teadaande, mis meil siin viimaste nädalate juures, et tegelikult kõige selgemalt alles viimase nädala jooksul on ära otsustatud. Nimelt selle aasta lõpuga meie Inspiraatorid kogukonna ja koolituste tegevus ametlikult lõpeb. Ma võtsin vastu selle otsuse mitte väga kerge südamega, kui sa oled näinud meie varasemaid õppimisneljapäevi, siis sa tõenäoliselt oled kuulnud mind rääkimas juba aasta aega sellest, kuidas ma olen oma koolitaja rollist välja astunud ja kuidas see protsess on minu jaoks olnud. Ja Inspiraatorid olid minu jaoks ikkagi see üks teema, millest ma ei suutnud lahti lasta. Kuigi ma teadsin, et minu jaoks see rada hakkab lõppema ja mul tuleks sellest välja astuda. Aga nagu kõigega, kui sa oled sellesse pannud nii palju iseennast sisse ja 4,5 aastat on täis sellest ajast, kui ma üldse alustasin koolitamist ja 2021 aasta suvel oli siis see esimene kord, kui me tegimegi väljakutse siis koolitajatele ja sealt sai kogu see Inspiraatorite liikumine alguse. Ja see periood on olnud minu jaoks, ma isegi ei oska sõnadesse panna, kui tähtis see periood on olnud minu elus, kui palju see on muutnud seda, mida ma üldse arvan, et ma olen suuteline tegema ja kui palju ma olen suuteline toetama teisi. See on absoluutselt muutnud igasuguseid standardeid tõstnud selle kohta, milleks üks inimene võimeline on ja kas selles suhtes, mida üks kogukond on võimeline tegema ühe inimese elus. See Inspiraatorid ei ole olnud kunagi terminina või identiteedina kunagi minu oma. See ei ole midagi, mille mina lõin. See on midagi, mis loodi koos. Ja isegi siis, kui see kogukond ise või see pool, mida mina juhtinud olen, läheb pausile, mitte pausile, vaid läheb puhkama, siis see ei tähenda, et inspiraator kui identiteet peab sinu elust kaduma. Ja ma tean, et minu elust ei kao see ka. Aga mida see lõpetamine siis endast tähendab? Ma olen seda otsust edasi lükanud ühest osas sellepärast, et ma lootsin, et keegi teeb selle otsuse tegemise mulle lihtsamaks. Ma ootasin inimest, lootsin, et tuleb keegi, kes on valmis üle võtma selle, mida mina olen teinud ja aitama seda kogukonda, seda liikumist edasi viia. Kuid ma sain aru, et ma ei saa panna oma elu seisma ja loota, et keegi teine teeb minu jaoks otsuse, mis on praegusel hetkel samamoodi üks tähtsamaid otsuseid minu elus. Kui ma tunnen, et ma tean, et ma pean edasi liikuma ja laskma lahti sellest. Ja Inspiraatorid kogukonnale, mida see tähendab praktilises mõttes, on see, et me selle aasta lõpuga lõpetame kõikides gruppides tegevuse ja et ei tekiks seda olukorda, et need grupid muutuksid reegliteta, seadusteta alaks, siis me paneme uuel aastal selle grupiga arhiivi, mis tähendab seda, et uusi postitusi siia gruppi enam ei tule, küll aga saab vaadata vanu postitusi ja neid asju, mis siin grupis on juba olemas. Ja
aktiivsuse koha pealt, mis meil praegu veel selle aasta juures on meil täna see, mis meil laivis on, see on meie eelviimane laiv. Ma tulen ühe korra veel meil siin novembri 2 nädala pärast viimast korda laivi, et jagada veel viimaseid mõtteid, taipamisi ja anda väike lüke sellele edaspidisele teekonnale lootuses, et isegi siis, kui see inspiraatorite toetus, mida me oleme seni pakkunud, ära kaob, et sinu teekond ei jää seisma. Sest et inspiraator ei kao sinus ära, nagu see ei kao ka minus ära. Ja tänane teema tegelikult ma tükk aega nagu lükkasin edasi selle teema välja kuulutamist, sest et ma tahtsin seda läbi mõelda, mida ma jagan need 2 viimast korda, kui ma laivi tulen, sest et see on olnud 4,5 aastat, see on peaaegu 1/5 minu elust. See ei tundu palju, aga minu jaoks on see peaaegu 1/5 minu kogu elust. See on päris suur tükk. Ja ma tahan anda au või sellist läbimõeldust sellele, kuidas see lõpeb. Ja ma mõtlesin, et ma jagan natukene lähemalt seda protsessi, mis on minust läbi käinud. Ma osaliselt olen juba sellest lahtilaskmisest, rolli lahtilaskmisest rääkinud, aga ma tahaks rääkida veel sellest viimasest otsast. See, mis on veninud, mida see lahtilaskmine on minu jaoks tähendanud ja kuidas selle nii-öelda ära kadumine aitab tegelikult luua minu jaoks uut ruumi. Nüüd, lahtilaskmise teema on midagi, mida mina oma kogemusest tunnen, et see ei juhtu kunagi tehtud. See ei juhtu niimoodi. Ja ma tegelikult sain esimese nii-öelda sõnumi endale eelmise aasta augustis, kus ma aga jagasin seal, et üks selline sügav taipamine, mis mul tekkis ja sügav arusaam, kus ma tundsin seda päriselt sisemiselt, oli see taipamine, et kui ma tahan luua uusi süsteeme, siis selle jaoks tuleb vanad süsteemid täielikult lammutada. Ja see mõte, kui see tegelikult mul tuli, see taipamine, siis see oli samal ajal vabastav, kui see oli ka tohutult hirmutav. Sest et see üks lause, et need vanad süsteemid tuleb täielikult ära lõhkuda. Ma teadsin, ma ei julgenud seda endale sõnastada, aga ma teadsin tol hetkel, et mida see võib tegelikult tähendada, on see, et täielikult kõik mis ma olen loonud just inspiraatoritega seoses, on midagi, mis peab minu elust lihtsalt täielikult oma olemuselt kaduma. Ja see on väga hirmus mõte, sest et see oli juba tollel hetkel oli minu jaoks väga suur osa minu elust, mis oli ka mind muutnud ja mis oli ka teisi muutnud. Ja ma arvan, et mis oli lihtsam vastu võtta, oli siis see, et aga ma lihtsalt lasen lahti sellest rollist. Ma lammutan ära selle identiteedi, mis on mind hoidnud selles kohas, mis tolleks hetkeks oli siis see koolitaja identiteet. Ja see oli see, millega ma siis tegelikult jaanuaris jõudsin arusaamale ja hakkasin tegelema ja mida ma olen siin juba pikka aega teinud. Aga ikkagi see isegi koolitaja rollist lahtilaskmine oli minu jaoks vaevaline protsess, üks osa sellepärast, et samamoodi see oli see, mida ma teadsin, kuidas hästi teha. Ma olen seda oskust kõige rohkem töötanud ja samas tekibki nagu ka see ebakindlus, et aga kui ma ei tee seda, mida ma siis teen? Õnneks mingisugune taipamine ja arusaam, mis see siis on, mida ma teen, kui ma koolitaja ei ole, tekkis ka sellega kaasa ja sealt tekkis see usaldusprotsess ja usaldus ka sellesse, et asjad liiguvad edasi, kui ma loon selle ruumi ja see ruum hakkas täituma. Nüüd inspiraatorid oma olemuselt on minu jaoks olnud see koht, kus ma olen koolitaja. Ja selle viimase poole aasta jooksul, mida ma tegin, oligi see, et ma proovisin seda inspiraatorid, brändi ja kogukonda või üldse meie koolitusi siis ümber ehitada niimoodi, et see laseks mul lahti lasta oma koolitaja rollist. Kuid mida aeg edasi, seda rohkem ma aru sain, et ükskõik kui palju ma proovi sellest ennast eemaldada koolitajana, see jääb ikkagi mingil määral, kas või mikroskoopilisel määral sinna sisse.
ja mis veel muidugi lükkas seda otsust edasi, oli see, et meil tuli ju juunis imeline tiim. Meil Agnes otsustas juba siis, et ta astub välja ja talle tulid asemele meie 2 imelist assistenti Kairi ja Kristiina. Ja vahepeal on niimoodi, et kuigi sa tead, et sa peaksid mingi otsuse tegema, aga keegi teeb sinu elu nii lihtsaks. Keegi nagu jätab sulle selle tunde, et aga äkki ei ole hullu. Äkki ei ole hullu, kui ma ei tee seda, et see justkui nagu ei võta mul ju palju aega. See justkui nagu ei võta mul palju energiat. Ja see oli ka üks põhjus, miks ma tundsin, et äkki on sellel nagu lootust, et ma teen edasi, sest et miks see hoiak, mis minul alati on ja mida ma ei kahetse, ma arvan, et ma teeksin seda samamoodi, kui ma peaksin seda uuesti tegema. Aga see üks hoiak on see, et kui ma tunnen, et midagi ei toimi või midagi on vaja muuta, see ei tähenda seda, et kõik peaks muutuma. Ja ma hakkan tavaliselt katsetama, hakkan muutma mingisuguseid asju, mille vastu on mul rohkem see vastumeelsus. Aga nende kõikide katsetamistega elu läkski lihtsamaks. Aga võib-olla see elu lihtsamaks minemine lihtsalt vedas seda otsust edasi. Ja kuna see ei olnud ebamugav, see oli tegelikult päris mugav, siis seda enam nagu kadus ära see pakilisus, et äkki ma peaksin selle otsuse ikkagi ära tegema ja panema sellele lõpu. Nüüd, kui sul on inimesed, kes seda kõike kannavad väga hästi ja toetavad sind sellel teekonnal, siis see võib pikendada otsust. Ja ma ei kahetse, et see pikendas seda otsust, küll aga mis ma õppisin sellest protsessist on ka see, et jah, on alati hea kõigepealt otsida lahendust ja proovida parandada seda, mis ei toimi. Aga vahepeal on vaja aru saada, et see ei ole mingi üks väike osa sellest, vaat see on kogu see asi, mis tuleb muuta. Või siis mitte muuta, vaid lahti lasta. Ja tänaseks ma olen jõudnud kohta, kus ma olen täielikult rahu teinud sellega, et meil ei ole siit jätkajat sellele brändile, kuna see on väga üles ehitatud sellele, mida mina olen eest teinud. Ma ei ootanud kedagi, kes tahaks olla teine mina. Absoluutselt mitte. Pigem oligi nagu see, et ma soovisin inimest, kes number 1 tahaks teenida ja aidata inspiraatoreid sellel teekonnal ja neile toeks olla. Ja kui see on olemas, siis kõik teine saab lisaks juurde tulla ja kasvada. Ja täna ma siis olen selles kohas, kus ma tean, et see saab täieliku lõpu. Natuke kurb on, aga samas, mida ma nüüd eriti tunnen, on lihtsalt selline tohutu tänutunne. Ma ei saa. Kõik, kes te siin olete? Te olete olnud osa millestki nagu nii palju suuremast. Ma tean, et mina olen olnud ainult üks väike mutter selles, mida kõik on see kogukond suutnud luua ja need inimesed, kes on suutnud välja astuda ja jagada seda, mis neil on ja läbi selle aidata veel järgmisi inimesi. Et see missioon, millest see kõik alguse sai, see tunne, et ma tahan algatada lainet, mis veel kord siis lainetaks edasi, algataks uusi laineid. See on juhtunud. See kõik on toiminud ja ma tunnen, et see toimib edasi. Ja vahepeal ongi see, et sul ei ole vaja enam uusi laineid tekitada, sellepärast, et need vanad lained juba kannavad. Ja nüüd on nende kord hakata uusi laineid looma. Ja ma usun, et kõik, kes te sellel teekonnal olete, siis te teete seda. Lahtilaskmine ei ole lihtne. Ja vahepeal õiged otsused, mitte vahepeal, väga tihti, need, mis sa tunned, et on õiged otsused, ei tähenda, et need on lihtsad. See ei tähenda, et
et need ei tekitaks sinus valu ja võib-olla isegi leina. Ja ma olen selle aasta jooksul erinevates versioonides selle leina läbi käinud. Üks oma identiteedi koha pealt, kes ma olen koolitaja. Ja ma tegelikult juba aasta alguses mingil määral käisin läbi ka leina meie inspiraatorid brändi koha pealt, kus see lein on sügav. Tuleb kõigepealt selline vastuväited, siis aktsepteerimine. Tänaseks ma tunnen, et ma olen jõudnud aktsepteerimisse, aga see ei tähenda, et ma seda kõike veel läbi ei ela. Aitäh, mul on olnud au olla siin teie ees. Ja ega ma ära ei kao. Ma lihtsalt ei tee seda enam, mis ma olen teinud. Võib-olla sa näed mind täiesti teistsuguses rollis. Võib-olla sa ei näe mind üldse enam veebis, sest et vahepeal mul käis isegi mõte läbi, et teeks ikka platsi nii puhtaks, kui puhtaks saab teha ja kustutaks kõik sotsiaalmeediakontod ka veel ära. Ma ei ole veel selleni jõudnud, et ma seda päriselt teeksin. Aga kui rääkida tulles tagasi selle taipamise juurde, mis ma sain, see, kus ma kõige esimesena sain selle sõnumi, et asjad hakkavad siia poole liikuma, et vanad süsteemid tuleb täielikult lammutada selleks, et me saaksime luua uue vundamendi ja edasi liikuda, siis ma näen, et see võib ka olla osa sellest, see sotsiaalmeediakontode kadumine ja natukene eraldumine. Aga enne, kui see aasta lõpule saab, meil on mitte plaanis, vaid me teeme ühe korraliku lõpupeo, kus me täname neid inimesi, kes on olnud sellel teekonnal. Me tähistame iseennast, kes me oleme olnud sellel teekonnal ja mida me oleme koos läbi teinud. Ja tähistame lõppu ja uue algust, sest et kõikidel lõppudel on midagi uut. Ja võib-olla üks selline tähtis koht, mida ma tahan just selle lahtilaskmise koha pealt välja veel tuua, on vahepeal me ei julge lasta lahti sellepärast, et me ei tea, mis seda tühjust täitma hakkab. Ja kui paljud meist on olnud selles olukorras, kus sa tunned, et sa päriselt tunned, et nagu see peab muutuma või et see ei toimi enam, mida sa teed. Ja sa oled lihtsalt kinni ja sa venitad seda otsust sellepärast, et sa ei tea, mis hakkab seda auku täitma, kui sa päriselt sellest lahti lased. See on hirmus tunne. Meile kellelegi ei meeldi suur tühjus sees. Kuid üks asi, mis ma olen jälle nüüd korduvalt selle aasta jooksul tajunud, esimene kord oma identiteediga seoses ja teine kord nüüd, siis sul võib olla ka rahu ja kindlus siis, kui sa ei tea, mis sinna uut asemele tuleb. Sest et rahu ja kindlustunne tihtipeale tulevad sellest, et sa tead, et sa teed enda jaoks õige otsuse. Ma just ühel meie hiljutistest kokkusaamistest, mis meil oli Inspiraatorid Plussiga, meil Kristina Tamm tegi meile metafoorkaartide töötuba. Ja üks seal töövihikus olev metafoorkaart oli selle kohta, kuidas üks naine kõnnib mööda rada, mis on lainete keskel ja ta näeb seda rada ainult umbes veel 2 sammu kaugusele. Ja ma mäletan, et see kaart tegelikult andis väga hästi mõista seda, et ma ei pea teadma ja ma ei pea nägema kogu seda ülejäänud teekonda. Peaasi, et ma näen seda järgmist sammu ja ma tean, et see on õige. See on minu jaoks õige. Ja praegu on see tunne, mis ma tunnen ka sellega, on see, et ma ei tea, millega see auk ennast täitma hakkab, aga samas huvitaval kombel on mul täielik rahu sellega. Siin ei ole mingisugust pinget, siin ei ole midagi, mis nagu paneks kahtlema, et kas nagu ikka tasub. Eriti sellistes kohtades, kui see, mida sa teed, on sinu põhisissetuleku allikas.
seda enam võib, eks ju, tagataustal see pinge tekkida, aga ka praegusel hetkel see arusaam, see kindlustunne, et see on minu jaoks õige otsus, on lihtsalt nii valdav. Ja mul on täielik usaldus sellesse, et kui see ruum on loodud, siis sinna tuleb minu jaoks õige asi asemele. Et see ruumi loomine on üks osa lahtilaskmisest ja selle asja vahel, ehk siis kui vana läheb ja uus tuleb, seal on vaakum, seal on tühimik, aga ära karda seda tühimikku. Sest et tühimik peab olema selleks, et päriselt rahulikult saaks uus sisse tulla, sest et mis minu tunnetus praegu on, isegi kui ma olen justkui nagu välja astunud nende viimaste kuude jooksul, siis mulle jäi kogu aeg ikkagi tunne, et miski hoiab minu energiat kinni. Aga nüüd ma tunnen, kuidas see energia on täielikult vabastatud ja see vana on päriselt saanud edasi liikuda. Nüüd on see vaakum, eks näeb, millal ja kuna täpselt see järgmine asi sisse tuleb. Aga lisaks oli natukene nagu seda mõtlemisainet ka, et mis on see, kuidas me saame veel toetada. Me ei ole seda, huvitaval kombel ma mõtlen, miks me seda varem ei ole teinud. Aga ma tahan jätta mingisugused asjad, mis saavad ka edasi toetada selles inspireerimise protsessis. Ja üks asi, kuidas me otsustasime seda teha, on see, et ma uurisin Thinkificust, kas on selline koht või kas on selline asi võimalik, et inimestele jäävad ligipääsud ka pärast seda, kui meie teenuse kasutamise lõpetame. Ja kuna kõik meie kursused, mis meil on senimaani olemas, jäävad Thinkificusse üles nendele, kes on juba selle kasutajad, ehk siis kes saavad eluaegse ligipääsu, siis me otsustasime teha veel viimase lõpumüügi kõigile kursustele, mis meil on parimad. Ja selle kohta meil on siis viimased 6 aega, kus on võimalik, kui sa tahad endale eluaegset ligipääsu, ostagi endale eluaegne ligipääs. See on meil suhteliselt nagu sümboolse hinna eest, me tegime hästi palju nagu soodsamaks selle, kui vähegi võimalik. Aga mis on selle kõige suurem boonus ongi see, et see ei kao ära vaatamata sellele, et meie tegevuse lõpetame. See eluaegne tähendab seda, et nii kaua, kuni Thinkific toimib. Ja me oleme loonud väga palju materjale. Ma tean, et mis me selle kuu jooksul veel teeme, me kaevame oma kursused läbi ja ma mingid asjad panen ka täiesti tasuta, et sa saad teha endale ligipääsu. Aga mingid sellised korralikumad asjad, kus ma tunnen, et inimesed võiksid päriselt pühenduda nende asjade vaatamisse, need on tasu eest, sest et ma jään ikkagi kindlaks endale selle eest, et ainult tasuta ära antud asjad. See on karuteene. Ja sellepärast meil on mingid asjad ikkagi lõpumüügis, mis meil on tähtsamad ja need, mis on meil loodud nagu päriselt inimest toetama ja aitama ja praktiliselt samme edasi tegema. Et me kindlasti ma vaatan meie väljakutse läbi, mingisugused väljakutsed me teeme tasuta saadavaks ja ma panen siia grupi lingid üles, kus sa saad endale tasuta teha ligipääsu. Et see on see viimane asi, mis me veel teeme. Et anda võimalus nendest materjalidest osa saada, sest et need on head materjalid. Ja võib-olla üks selline kahtlus oli ka, et miks ma tahtsin, et keegi teine üle võtab. Mul oli kahju. Mul oli kahju kõigist nendest materjalidest ja asjadest, mis meil loodud on, mis ma tean, et nii hästi on aidanud inimesi. Ja vahepeal lihtsalt tulebki nagu, see on samamoodi, siin on olnud nii palju asju, millest lahti lasta. Küll nendest materjalidest, küll sellest loodud väärtusest, küll sellest tundest, et mingil hetkel ma päriselt tundsin, et kuidas ma saan, kuidas ma jätan neid kallid inspiraatoreid ilma sellest, mida ma luua suudan. Ja võib-olla see üks taipamine või mis aitas minus ka rahu teha on see, et meil kõigil inimestel on tegelikult väga palju talente. Isegi kui sa arvad, et sul ei ole oma andeid ja talente, siis sul tõenäoliselt on. Sul tõenäoliselt on ja
minul on neid ka, mul on neid päris palju ja üks nendest on olnud see, et ma olen suutnud väga hästi inimestele edasi anda nende keeles ja resoneerivate näidetega mingisuguseid teemasid, mis on aidanud neid edasi. See on üks minu anne, üks paljudest. Ja praegusel hetkel ma otsustan selle ande panna tahapingile ja keskenduda natukene teistele annetele, mis on jäänud mul arendamata. Aga ikkagi, kõik see pühendumus, mis on sinna sisse pandud, ei ole kerge lahti lasta. 4,5 aastat. See tundub kiire lõpp. Ja ma loodan, et see inspiraatoritest jäetud tühimik saab täituda kellegi teise poolt. See on päriselt ka asi. Kasutage edasi seda inspiraatorit identiteeti. Nagu ma ütlesin, see ei ole minu oma. See ei ole minu oma, see on ühiskasutatav. Ja ma tõesti loodan, et isegi kui keegi ei ole seda, kes võtab üle nii-öelda justkui selle loodud brändi, siis ma loodan, et inspiraatorid kui liikumine, kui inspiratsioon, kui motivatsioon, kui see, mis lükkab sind tagant. Ära jää sellega üksi ja levita seda edasi. Aita uutel inspiraatoritel avastada, kes nad on. Aita neil astuda sellesse identiteeti, mis neid tõstab, neid kannab ja edasi lükkab. Ja ärgem unustame ära, et inspiraator ei olnud kunagi koolitaja kui nagu inimene või identiteet. Inspiraator on inimene, kes on valmis välja astuma oma mugavustsoonist selleks, et inspireerida ja aidata teisi. See on lihtsalt olemise tüüp. Ja see on see, mis on mind kandnud väga-väga palju. Ka nendel hetkedel, kus on olnud natukene keerulisem, kus on olnud endal mingisugused läbielamised või arusaamatused. Sest et see identiteet on see, mis on aidanud hoida mul positiivsust, see on aidanud hoida mul optimistlikkust ja see on aidanud hoida mul ka julgust ja pealehakkamist nendes hetkedes, kus mul seda tavaliselt ei oleks olnud. Mina nüüd olen oma tunded kõik välja ladranud. Kui sul on küsimusi, siis ma olen väga valmis nendele vastama ja tegelikult on meie viimase laiviga, mis 2 nädala pärast tuleb. Mul on plaanis teha natukene selline formaat, mis me oleme ka varem teinud. Ma küsin Armini käest, kas ta on vaba, aga me oleksime siin koos Arminiga. Armin, kes on vedanud meil Tunne inspiraatorit vestlussarja siin paralleelselt kõrval. Et ka see saab oma väärika lõpu nüüd novembriga ja me tuleme siis 2 veel viimast korda 2 nädala pärast siia gruppi, et jagada veel viimased taipamised ja viimased väärtused, mille sa saad endaga siit kaasa võtta ja loodetavasti see aitab sul edasi liikuda jõudsamalt, tugevamalt kui kunagi varem. Aga ootan väga sind meiega liituma 6. detsembril. Meil on selles suhtes ikkagi piiratud arv kohti. Meil on vist 20 kohta veel tänase hommikuga. Ruum kahjuks kummikst ei ole. Ruum on valitud. Aga kui sa tunned, et see teekond, see inspiraatori teekond on olnud sinu elu suur osa, siis ma väga ootan sind sellele, et me saaksime koos tähistada seda teekonda, seda olemist. Ja õnnitleda üksteist kõige selle eest, mis me oleme suutnud luua selle ajaga. Sellega aga ma täna lõpetan. Jätan sind siia nende võib-olla sügavate mõtetega, võib-olla lihtsalt mõtlikuks, aga kohtume veel viimast korda 2 nädala pärast siin samas grupis. Tšau! Ja kohtume juba järgmises episoodis.